Reedel toimus Jõhvi kontserdimaja kammersaalis Jõhvi linnaõiguste saamise 80. aastapäevaks pühendatud konverents teemal Jõhvi homme. Konverentsi avakõne pidas Jõhvi vallavanem Aleksei Naumkin. Konverentsil käsitleme Jõhvi minevikku ja tulevikku. See konverents on pühendatud Jõhvi linnaõiguste saamise 80. aastapäevaks. Siia konverentsile on kohale tulnud kõik need inimesed Jõhvist, Ida-Virumaalt ja üle Eesti, kes tunnevad huvi meie seisukohtade ja tuleviku vastu. Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast esines konverentsil kõnega teemal Eesti linnade eesseisvad mured ja rõõmud. Tanel Luhal arhitektibüroost Luhse ja Tuhal avas oma esinemises Jõhvi linna arhitektuur 230, Jõhvi linna arhitektuurilised tulevikupildi. Jõhvi valla arhitekt Andres Toome tõstatas oma kõnes Jõhvi promenaadi pikendamine Pargi alleel ja hariduslinnakuks 2018-2020 Jõhvi päevateema ning demonstreeris oma stiilset ja kaasaegset projekti. Ida-Virumaa tööstusalade sihtasutuse juhatuse liige Teet Kuusmik valgustas ettekandes Jõhvi äripargi arengut 2018-2020 äripargi arendamisega kaasneva uute töökohtade loomise võimalust. Lauri Jalonen, Ida-Viru ettevõtluskeskus Ida-Virumaa arengustrateegia 2030+ koordinaator tõstatas ettekandes üles, milline võiks olla Jõhvi tulevane roll Ida-Virumaal, Eestis ja rahvusvahelisel tasandil Jõhvile muret tekitava teema. Konverents lõppes kõiki kaasava diskussiooniga.